Tabasalu peatreener Valeri Makarov. Tere, Valeri, täna 0-2 kaotus, mis su esmane analüüs või esmased mõtted on mängu järel, et miks täna nii läks? Viimsi mängis oma taseme välja, meie mitte. Viimsi vääris täna võitu rohkem kui meie ja ma arvan õiglane tulemus. Kas nad kuidagi füüsiliselt ka tundus, et jaksasid kuidagi rohkem, et kas oled nõus või millest see tulla võis? Ma olen nõus, et nad lahtiste pallide peal olid innukamad võib-olla ja jaksasid võib-olla paremini neid olukordi kuidagi, ma ei tea, et pigem ma ütleks, kas füüsiliselt paremad, aga pigem reageerisid olukordadele nagu varem ja parem, et kuidagi võistkondlikumalt olid nagu pallidele lähemal tavaliselt, et me jäime nagu võistkondlikult kaugele. Gerda-Liisa Matson vist tekitas päris palju pahandust teie vastu äärtel või millega need vastased teid üle mängisid, kas nad üllatasid ka millegagi teid? Vastane ei üllatanud tegelikult mitte millegiga, jah, Gerda 1-1 suutis neid olukordi tekitada, pigem jällegi meie puudujääk selles, et me suutsime lasime need olukorrad sinna maale, kus nad jäid üks-ühed nagu, et peab lihtsalt need olukorrad paremini lahendama, et sellepärast nagu see kõik nagu võimalik oligi, et tegelikult peame nagu EOS need asjad paremini ära lahendama. No mis lõpus idee oli, et kuidas plaanisite tagasi mängu tulla? Ega täna ma arvan, et me jäime nii kaugele, et meil nii palju asju millega tegeleda, et praegu on nii keeruline nagu see asi, et me peame pigem tegelema baasasjadega, et see jõuda sinna värava juurde, et meil praegu otseselt täna ei teinud mingit lisakäiku, et seda mängu lõpptulemus kuidagi muutunud, et see pigem tahaks läbi oma mängu nagu need asjad kuidagi paremini nagu ära lahendada, et ei taha nagu forsseerida või suruda nagu neid asju praegu nagu juhtuma nagu niimoodi, et ongi mänginud pikka palli näiteks sinna ette, et jätsin selle käigu tegemata. No, täna olid teil väravavaht Melanie Lisandra Kõrran ja kaitsest oli Ilisson puudu, et kas neil on midagi pikaajalisemat lahti või miks neid täna ei olnud? Ilisson oli koondises natukene ainult üks vana asi tunda, et sellepärast ei võtnud riske, et otsime teda ja Melanil oli kahtlustama, et mingi viirus, et ei hakanud riskima teda võistkonna nagu juurde tooma, et eriti arvestades, et meil on järgmine nädal 2 mängu, et siis pidime niimoodi nagu hakkama saama, et kahjuks jah. No, siin Tabasalut ikkagi ennustati teisele kohale ja ise võtsite ka selle eesmärgi, aga nüüd 2 mängu mõlemad kaotused ja siin ettevalmistusperioodil oli ka juba päris suuri kaotusi, et kas midagi nagu mainisid ka, et baasasjadega on vaja tegeleda, et kuidas see kuidagi niimoodi on läinud või kas näed, et siit suudate varsti tagasi ree peale saada? No, kui ma teaks, milles asi on, siis ma oleks selle nagu ära lahendanud, et tasapisi lähme ja hakkame baasasjadest algusest minema ja vaatame, mis hetk see muutuse toob meile. Praegu on raske prognoosida, millal me oma mängu juurde tagasi nagu naaseme, et see oleneb, kuidas me nagu võistkondlikult need asjad suudame ära lahendada ja kui kiiresti me nagu platsil suudame niisuguse nagu eelmise hooaja sümbioosi nagu taastada.